Kui toidus on planeeritud rohkem komponente kui üks, näiteks antud juhul risotto kõrvale salat, siis tuleb XP kaart teha iga roa kohta eraldi, kui selle roa kohta on olemas retsept ja pärast kogu taldrikul olev toit ühiskaardile ehk brutokaardile kokku panna. Analoogselt risotto andmete kaardile kandmisega kirjutan ka salati valmistamiseks vajalikud andmed. Kuna salatil puudub kuum kadu, siis on salati väljatulek sama, mis tooraine kokku ehk X neto kokku. Portsjonite arvu leidmiseks tuleb jälle koostada valem portsjonite arvu lahtrisse, võrdusmärk, roa väljatulek, jagatud, teisendatud portsjoni kaal ja enter. Saame siin tulemuseks, et portsjonite arv on 8,15, millest me siis 8,1 kirjutame ülesse valmistatavaid portsjonid kokku. Nüüd saime tulemuseks, meil on olemas tooraine kogused ühele netole ja ka ühele brutole. Ja kontrollkaalu saame ka vaadata, ehk siis, et ühe neto kokku toorainet annaks meile portsjoni kaalu 80 grammi võimalikkuse. Järgmiseks tuleks samasse faili uuele lehele, siit plussiga alt võtame uue lehe, kopeerida roa kokku kirjutamise ehk hindade arvestamise ehk brutokaart. Kui see kaart on nihkunud, mis üsna tihti esineb, siis tuleks kerida algusesse, et päise osa ehk kalkulatsioonikaardi tekst siit välja paistaks ja kopeerida kõik siit ära, kaasa arvatud siis valmistamise lahter ja kasutada siis kas Ctrl+C või siis kopeeri ja kleebi nuppe ja viia tühjale kaardile, nii nagu kopeerimine ikka, A1-st A1, kasutades Ctrl+V või siis kleebinuppu. Ja selleks, et oleks aru saada, mis lehega tegemist on, võib siit topeltklõpsuga alt lehe pealt kirjutada ära, et tegemist ongi risotto kokkukaardiga või risotto brutokaardiga. Nüüd alustada tuleks sellest, et siin on olemas toidunimetuse lahter ja toidunimetuse lahter tuleks nii-öelda kirjutada nagu õigesti või vormindada õigesti. Ehk siis toidunimetuse kirjutamiseks me läheme jälle A4 lahtrisse ülesse kirjutusribale ja kirjutame siia toidunimetuse kõrvitsa risotto peekoniga ja kirstomaatisalat. Kui ma nüüd enter vajutan, siis see toidunimetus jookseb natukene nii-öelda sellest raamidest ehk mustast kastist välja. Selleks, et nüüd saada toidunimetuse lahter korrektseks, tuleks teha aktiivseks kuni hash-märgini või i-märgini, vastavalt kui suureks me siis nagu tahame. Vajutame nuppe ühenda ja joonda keskele ja veel ülevalt murra tekstiridu. Kuna me tahame, et see toidunimetus hakkaks meil vasakust äärest, siis joonda vasakule tagasi. Ja nüüd, kui meil on laiem toidunimetus, mis ei mahu ära siia, siis me võtame siit 4 ja 5 vahele, teeme kasti laiemaks ja nüüd, kui me kõrvale läheme, siis kaob ära meil raam. Paneme selle raami siia uuesti tagasi, valime jämeda boksi äärise või siis paksud välisäärised, nagu siin praegu on arvutitel, need tekstid natuke erinevad olla. Ja nüüd meil on toidunimetus korda tehtud, kõik kenasti raam on sellel toidunimetusel ümber ja kui meil nüüd ta mingil põhjusel peaks pikem tulema, siis kogu tekst mahub siia kenasti kasti sisse ära ja ei poe kastist välja. Järgmisena peaksime kirjutama õigeks portsjoni kaalu, nii nagu siin kirjas on, et portsjon endiselt peab olema kirjutatud grammides, põhikomponent, kaldkriips kaste, kaldkriips lisandid, ehk meil on siis antud juhul ta ainult põhiroog ja salat. Poeme hiirega kirjutusribalt grammi ette ja kirjutame õiged kogused ehk 300 grammi on meil risottot, teeme kaldkriipsu ja selle järgi kirjutame 80 grammi
salat. Ehk siis sellisel moel on meil portsjoni kaal õigesti kirjutatud. Teades, et see brutokaart on mõeldud siis nii-öelda ühe taldrikutäie toidu kalkuleerimiseks, mis me kliendile pakume, siis peaks olema selguse huvides ära määratletud, mis toidu toorainetega allpool tegemist on. Mitte nii, et ma risotto ja salati või lihakastme, kartuli ja soojade lisandite toorained üksteise alla jadas lihtsalt kokku kirjutan, vaid ma pean need kenasti ära eraldama. Selleks tekitame siia lisarea, viime antud hetkel siis A14 lahtreid, lisa leheridu ja tekib ilma valemiteta rida meile siia. Ja nüüd me tahaksime kirjutada, et võt nüüd risotto toorained ma kirjutaksin ühes jadas siia alla. Selleks, et ma seda teha saaksin, peaksin kõigepealt laiendama toiduainete lahtrit. Selleks lähen B ja C vahele hiirega ja tekib kaksipidine nool, hoian kinni ja teen natukene toiduainete lahtrit laiemaks. Nüüd kirjutan siia tühja ilma valemiteta rea peale paksendusega, kasutan siis Ctrl B või siis juba siit ülevalt kirjutusriba pealt B nuppu ehk paksendusega nuppu ja kirjutan risotto. Võin tuua sellega keskele ehk siis kasutan siit sellist keskele toomise nuppu ülevalt kirjutusriba. Joondan keskele selle sõna risotto. Järgmisena peab ära kopeerima esimese roa osa, antud juhul risotto toorained. Nüüd mine risotto XP lehele ja kopeeri ära toiduained, välja arvatud sool ja must pipar koos ühikutega ja kopeerid nad brutokaardile ära. Kui teed hinda ühele roale ja kannad roogade andmed ühele kaardile, siis ei ole vaja üldisi maitseaineid sool ja must pipar mõlema roa osa lõppu kirjutada, vaid piisab alumise või kõige viimase roa osa lõppu nende kirjutamisest. Mine risotto XP lehele ja kopeeri ära kõik külmkaod. Soovitav on jälle kaod kopeerida esimese tooraine tagant, et antud juhul risotto riisi tagant, et ei tekiks lahtris erisusi ja kopeerida nad samamoodi risotto riisi taha, alates sealt siis kõik külmkaod. Viid hiire kursori ühe neto risotto riisi lahtrisse ja kirjutad sinna võrdusmärgi ehk moodustab valemi. Seejärel lähed risotto XP kaardile sama riisi ühe neto lahtrisse, ta lõikab selle siit lahti ja vajutad Enter. Ehk nüüd oledki automaatselt selle tooraine koguse XP kaardilt siia brutokaardile toonud. Nüüd olete brutokaardilt tagasi, vajutad ühe neto riisilahtri uuesti aktiivseks ja siia alla paremasse nurka tekib väike ristike. Hoiad sellest ristist kinni hiirega ja lohistad valemi kogu risotto toorainete osas laiali ja niimoodi oled ära toonud kõik tooraine kogused ühe neto kohta. Nüüd selgub, et salati komponendid ilmselt sul siia sellele brutokaardile ära ei mahu. Neid on siin märksa rohkem, kui sul brutokaardil tühjade lahtritena ruumi. Selleks, et nad siia ära mahuks, on vaja lahtreid juurde teha. Lahtreid saab juurde teha ühekaupa, aga võib teha neid ka plokina. Antud hetkel me saame teha 4 lahtri kaupa neid juurde. Teeme need 4 tühja lahtrit aktiivseks, aga see võib ka lihtsalt olla, et ma panen hiire kursori siia, alati tekivad lahtrid aktiivsest lahtrist üles või read tekivad niimoodi. Ja lisame leheridu. Kui me ühe korra vajutame, siis ongi meile juurde tulnud 4 ja 4. plokk lahtreid. Teeme igaks juhuks ühe ploki veel. Ja nüüd on kena näha, et kõik need lahtrid, mis me read juurde tegime, on ilma valemiteta. Selleks, et kopeerida nüüd ära ka kõik valemid, ehk siis värviliste tulpade all on meil valemid.
Selleks jälle läheme sinna, kus valem ees on, paremale väikesest ristist kinni ja kopeerime ära kõik valemid. Ehk teeme sellise kirjapildi sarnaseks. Järgmisena oleks vaja teha nüüd salatile, nii nagu me risotole tegime tühja rea, siis salatile samamoodi tühja rea, ehk lisame peterselli rea alla ühe puhta ilma valemiteta rea, analoogselt paneme siia lahtri aktiivseks ja lisame ühe leherea. Täpselt nii palju, kui ma aktiivseks teen, täpselt nii palju ka juurde lisandub. Ja siia kirjutame aksendusega salat. Jälle, kui me tahame, et see salati sõna oleks lahtri keskel, siis ma kasutan keskmist joondust. Nüüd toome ära salati toorained ja ühikud, nüüd ka protsendid täpselt samamoodi, nagu me tegime seda risotto puhul. Ehk siis läheme salati XP kaardile ja kopeerime ära kõik toorained, kaasa arvatud nüüd ka sool ja pipar ja ka protsendid jälle esimesest toorainest alates kuni sinnamaani, kuhu on vaja. Tasub jälgida seda. Ja sama analoogselt eelmise tegevusega me siis toome ära ka salati toorained ühele netole. Ehk siis kirstamati järgi teeme ühe netolahtri aktiivseks. Vajutame võrdusmärgi, läheme salati XP kaardile, vajutame lahti kirstamati järgi ühe netokoguse ja vajutame Enter. Sellisel moel siis kopeerides ristikesega allapoole tulevad kõik kogused meil kenasti siia välja. Nii, nüüd me peaksime vaatama, missuguste toorainete järgi meil ei olnud retseptis koguseid ja neid ei olnud ka võimalik siit XP kaartidelt ära tuua. Aga meil on mingisugused teadmised. Teadmised näiteks selle kohta, et kõiki ürte arvestatakse ühele portsjonile 1 gramm ja me saame selle nüüd kenasti siia kilogrammina kirjutada, et 0,001 on siis väikese peterselli arvestuslik kogus ühele portsjonile. Sarnane teema võib olla ka ruukolal, kui meile retsept ei anna ruukola kogust, siis me võime salatilisi arvestada ühele portsjonile näiteks kas 5 grammi või 10 grammi. Ja antud hetkel me arvame, et see on niisugune lisandiks salat. Väga palju salatimaterjali võib-olla sinna ei kulu, et kui me siia 5 grammi paneme, et sellist arutelu loogikat võiks kasutada, siis on piisav. Ja soola ja musta pipraga ehk siis nii-öelda selliste vürtside ja mitte väga kalliste maitseainetega peaks käituma natukene teisiti. Siin on nii-öelda mitu võimalust. Üks võimalus on see, et ma ettevõttes arvestangi maitseainetele mingi teatud väikese juurdehindluse või siuke lisaraha ehk näiteks kas 1 sent või 2 senti või 3 senti siis ühe portsjoni kohta. Ja sellisel puhul ma peaksin selle kirjutama siia, kui ma plaanin, et mul on maitseained nii-öelda rahaliselt portsjonisse välja toodavad. Ehk ma siis peaksin kirjutama kas siis soola või musta pipra järgi, näiteks retsepti hinda 1 sendi. Teine võimalus on nii, et me roakaardile ehk kalkulatsioonikaardile ei kirjuta hinnana maitseaineid välja, vaid võime siia kaardi alla kirjutada järgmise lause või laused. Maitseained kantakse ettevõtte kuludesse või maitseainete hind 1 sent lisatakse juurde oma hinnale. Viimase lause puhul peab siis olema see oma hinnale ka juurde pandud, ehk siis retsepti hinda kas soola või pipra järgi nii-öelda valemit üle kirjutades 0,01. Näidise mõttes me siis kirjutame selle hetkel siia.
tumedaks ka, et on näha, kus kohas on siis maitseainete hind. Nüüd võid luua roa alla osa sõnaga serveerimiseks. Ehk me lähme siia maitseainete alla ja me teeme veel ühe lisarea ja kirjutame sõna serveerimiseks. Nüüd sõna serveerimiseks järgi võib lisada kõik sellised toiduained, mida kokk nüüd arvab, et millega see portsjon kas siis kaunistatakse või mida sinna kõrvale pakutakse. Et siia võib näiteks panna leiva, siia võib panna näiteks pakutava või mingi muu määrde, aga lihtsamates söögikohtades või laagritoitlustuses võib siia kirjutada näiteks ka pakutava joogi, kas see siis on morss või on see mahl või on piim, et vastavalt sellele, mis siis kokk välja mõelnud või ette näinud on. Meie jääme praegu leiva ja või juurde siia, kirjutame nendele ka ühikud järgi. Ja kui on juba planeeritud, et et ma serveerimiseks neid ka pakun, siis peavad olema kirjutatud ka ühe netokogused. Ja ühe netokogusteks arvestame 0,030 ehk 30 grammi leiba ja 0,005 grammi võid. Ehk siis 0,005 kilogrammi võid. Ehk siis 5 grammi ja 30 grammi leiba. Nüüd järgmine osa on vajalik neile. Abitulpadena on nad siia meil ka toodud, kes käivad toidukauba järgi poes. Poes teatavasti on kõik toidukaubad meil käibemaksuga hinnad. Vahepeal võib veel ka nii, et kui mul on nagu palju selliseid lisa ja tühje ridu, et neid võib ka ära kustutada, siis selleks me lähme selle tühja või vaba rea juurde ja seal samas kõrval, kus oli nupp lisa, on ka nupp kustuta ja kustutame lisarea ära käibemaksuga ja käibemaksuta hindadest. Kalkulatsioonis ühiku hinnatulpa, ühiku hind on siis siin, kus on euromärgid ka järgi kenasti, tuleb kirjutada hinnad siis ilma käibemaksuta. Siin on ka märge selle kohta, et meelest ära ei läheks. Nüüd selleks, et käibemaksuga hindadest käibemaksu maha arvestada, peame kõigepealt leidma need käibemaksuga hinnad. Ja selleks, kui nüüd ei lähe ise poodi ja siis antud hetkel ka harjutamise mõttes, võib kasutada siis nii-öelda e-poode ehk kõige lihtsamad kanalid on e-Selver, e-Coop ja ka netimarket.ee. Ja netimarketis saab siis kaupa otsida. Kõige lihtsam on sellistel lihtsate lakooniliste sõnade kaudu, et mitte võimalikult täpselt, vaid võimalikult just laiaulatuslikult, et näiteks kui me tahame siin seda risotto riisi, et me ei kirjutaks risotto riisi, vaid lihtsalt riis. Ja siis siin kõrval on sõna otsi, alla annab ka juba mingisuguseid valikuid. Kui me paneme sõna otsi, siis peaks tulema meil hulk erinevaid tooraineid, milles on sõna riis sees. Ja kui me nüüd siin natukene ringi vaatame, siis peaks selle riisi ka üles leidma. Nii antud juhul siis Eskimati risotto riis, pool kilo on 2,31 on käibemaksuga hind, aga see on kuna see on poole kilo hind, siis see hind meile ei sobi, meil on vaja kilo hinda, siis kui nüüd lahti võtta see, siis on ta siin all väikeselt olemas enamasti, aga endiselt tuletan meelde, et tegemist on siis käibemaksuga hinnaga, mitte sellisega, mida saab kohe otse edasi panna. Nüüd kirjutame ära kõik hinnad, mis meil siis siin vajalikud toorainetele on. Ja kui me oleme hinna juba siia ära kirjutanud, siis kenasti valem ise arvutab selle hinna käibemaksuta siia kõrvale ära. Veele me hinda ei kirjuta, sellepärast et vesi on üks selline tooraine, mis samamoodi nagu maitseainet siis kantakse ettevõtte kuludesse, ehk põhimõtteliselt on ta siis püsikulude all ehk müügikattes see 60%, mis meil klassikaliselt võetakse. Netimarketis alkoholi
hindu te ei leia, küll on seda võimalik leida nii e-Coopist kui ka e-Selverist. Nii, nüüd kui hinnad on ära kirjutatud, siis võib näha, et siin hinnad käibemaksuta on üsna ebamugavalt mitu kohta peale koma. Selleks, et nad muutuksid silmale arusaadavaks, nagu hindadele kohaneb 2 kohta peale koma, teeme kõik selle hinnad käibemaksuta hinnad aktiivseks ja ülevalt on siin rohkem kümnendkohti või vähem kümnendkohti, valime selle vähem kümnendkohti ja tekitame siin olukorra, et meil oleks korrektselt 2 koma kohta. Nüüd meil on olemas hinnad käibemaksuta ja me saame need analoogselt nüüd nii, nagu me tõime ära teise kaardi pealt X-neto tooraine kogused, saame viia sama süsteemiga ühiku hinda käibemaksuta hinnad. Ehk siis võtame risotto järgi ühiku hinne, paneme siia võrdusmärgi, läheme lõikame lahti hinna käibemaksuta ja vajutame Enter. Järgmiseks samamoodi, ehk siis igale poole need hinnad ka ulataks, teen aktiivseks risotto riisi hinna, ühiku hinna siis juba ja mustast ristist kinni hoides kopeerin nad alla välja. Kõik hinnad siis kenasti tulevad siia. Ja need read, mis peaks tühjad olema, kustutan sealt vahelt lihtsalt need numbrid ära. Ja selle toimetamise tulemusena ongi meil leitud, et selle toidu omahind on 1 euro ja 23 senti. Portsjoni hinnast on siis jutt. Siin all, omahinna all, on hind juurdehindlusega. Hind juurdehindlusega on arvestatud valemiga nii, et kui ma nüüd siia lähen, siis omahind korda koefitsiendi 3. Kui te mäletate, siis see koefitsient 3 tähendas müügikatet 60%. Kuna müügikate võis olla alati selline, mida ettevõte saab ise muuta, siis me saame seda ka siin ise toimetada. Selleks me peame lihtsalt siin kirjutusribal üleval muutma selle 3 kas näiteks 3,5 või 4 või 5. Et üsna tüüpiline on, kui see omahind, tooraine omahind, siis korrutatakse 4-ga. Antud hetkel on meil korrutamine 3-ga. Et 3 tagab siis koefitsiendi 60% ja see ettevõte siis võiks juba selles mõttes nii-öelda kasumlik olla. Ja lisaks, kui meil on nüüd hind juurdehindlusega siin kenasti välja arvutunud, on järgmine lahter on hind käibemaksuga, et me siis korrutame juurdehindlusega hinna 1,2-ga, aga jälle automaatselt. Viimaseks on siin tabelis siis vaja välja kirjutada kliendile sobiv 1 portsjoni müügihind, mis võiks olla siis selline võimalikult ümar, aga see sõltub väga palju ettevõtte tüübist. Et meie võime siin praegu kirjutada, et selle portsjoni hinnaks on näiteks 5 eurot, aga võib-olla ka 4,50. Ja me võime ta ka paksendada ära, et siis on näha, et võt meie müüme seda toitu endale raamiga ümber 5 eurose hinnaga. Ja kui meil on ära kirjeldatud valmistamine mõlema roa komponendi kohta, siis alati tuleb kirjeldada ka ära serveerimine. Ja serveerimine tuleb kirjeldada nii, et on taldrik eelsoojendatud, et on välja toodud serveerimise temperatuur ja soovi korral ka lisandid. Ja kui on nagu veel oluline, siis lisada siia pilt serveeritavast toidust või siis serveerimise kirjeldus nagu täpsemalt. Ja kõige viimaseks, et saaks seda kalkulatsioonikaarti ka ettevõttes kasutada, oleks mõistlik kirjutada siia valmistatavate portsjonite arv ehk siis see hulk, mida köök peaks valmistama. No näiteks me võime siia kirjutada, et võt nüüd seda kõrvitsa risotot tuleb täna teha päevapraeks ja ütleme nii, et ma müün välja kuskil umbes 60 päevapraadi.
ja kui ma olen see 60 siia portsjonite arvuks kirjutanud, siis tekivad siia nii X bruto kui ka X neto andmed ehk siis kogused. Ehk kui mina olen kokk, siis iseenesest ma ju neid hindu siin taga ei vaja. Küll on minu jaoks oluline just see toorained ehk toiduained ja siis valmistamise kaal. Ja valmistamise kaalu X bruto tulp on aluseks ka toorainete tellimise koguse arvestuseks. Ehk kui mul on mingi üritus tulemas ja mul on olemas kõik kenasti kalkulatsioonikaardid, siis lihtsalt portsjonite arvu muutmisega saan ma teada, missuguses hulgas tooraineid ma peaksin ettevõttes ühe või teise ürituse jaoks varuma. Ümardan ja elu läheb selle võrra märksa lihtsamaks. Ja sellega ongi kalkulatsioonikaart koostatud, et meeldetuletuseks siis see, et ma alati jälgin kopeerides, et A1-st A1 kopeerin ja et see kalkulatsioonikaardi nimetus oleks nähtav, et ei tuleks ilma, sest et muidu valemid ei hakka tööle, et ma saan kontrollida kõiki valemeid siin kirjutusribal, ükskõik missugusele siis ka igaks juhuks, kui ma olen nagu ära kopeerinud, siis kopeeritud tabelil ma kontrollin ära, et kas kõik valemid toimivad. Kui on nullid, siis see tähendab seda, et on kopeeritud pilti ja pildis ei tööta ükski valem. Ja kui laen omale uue kaardi ehk uued tühjad kaardid alla, nii XP ja brutokaart, siis ma kindlasti luban redigeerimist, kollane silt, mis siia siis ette tuleb, et mul hakkaksid kenasti valemid tööle. Ja sellega olekski siis kõik. Kalkulatsioon on tehtud, kaart on köögis kasutusele võtmiseks valmis ja omab nii tooraineid, hindu kui ka valmistamise juhendit.